tere tulemast Musta kassi taro lugemisse kaksikud. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 22–28 juuni. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No ma ei tea, nädal algab teil siin saatusrattaga. No saatuse ratas on selline kaart, et tal võib olla ka täielik üllatusvaruks. Nagu mingi selline, no nagu ikka, kuidas ise oma ratast keerad, nii see elu läheb. Aga tal võib olla täiesti universumi poolt üllatus, nagu mingisugune, ta ongi selline asi, et ei oska teda oodata, aga ta peaks olema meeldiv üllatus. Ja meeldiv üllatus on ta kindlasti ka sellepärast, et kõrval on tal kohe see sauade baas. Sauade baas tahab peale hakata. Sauade baas on nii lõbus kannatamatu ja selline täis entusiasmi, et tema tahaks kohe peale hakata, mis iganes plaanid teil on. Tema ei malda oodata, tema tahab teha ja kuidagi see on rahadega seotud. Sest kõrval on tal see müntide 10. Müntide 10 minu jaoks on stabiilne sissetulek, pikaajaline stabiilne sissetulek. See baas tuleb ka uudistega. Ta võib tuua täpselt teile praegu mingisuguse sellise tööpakkumise ja see võib ollagi see sama saatuseratta üllatus teile. Heliseb telefon või see potsatab postkasti e-mail, kus kutsutakse teid kuhugi tööle. Te pole osanud seda mõeldagi. Võib-olla teil on CV aktiivne ja keegi näeb seal midagi ja arvab, et teile peaks see või teine asi sobima ja helistab teile või saadab teile meili. Ja ongi üllatus missugune. Edasi tuleb siit keisrinna kaart. Keisrinna on maa ema. Keisrinna hoolitseb selle eest, et elu saaks jätkuda. Tema on tingimusteta armastus. Tema on selline naine, kes armastab absoluutselt kõike ja kõiki loodust, inimesi. Tema tahab aidata, tema tahab pakkuda parimat, tema katab laua, tema toob metsaannid koju, tema aitab inimesi, kuidas saab. Läheb mõnele niisama appi, talvel lükkab lund, ma ei tea, suvel niidab muru, võib olla sellisel eakamal inimesel, kuskil naabrinaisel või naabrimehel. Aitab puud ära laduda, ühesõnaga. Ta on nagu kehastunud headus. Kui ta ise ei oska, tal tarkust pole, siis ta õpib juurde. Aga kui tal on väga palju tarkust, mida jagada ja elutarkust, siis ta õpetab teisi. Selle õpetamise koha pealt on see Herofanti kaart välja tulnud. Tema ongi minu jaoks alati olnud see, et kui ma ise ei tea, ma küsin targematelt või õpin. On nii palju internetis on kursuseid, nii palju on YouTube'is videosid, inimesed vahetavad isegi automootori ära, pole näinud, pole kuulnud YouTube'i videotega. Ma tean naisi, kes ei tea rohkem autost midagi kui seda, et autol on rool ja rattad all ja paar pedaali, mida vajutada, et saaks sõita, käigukang ka kuskil. Kes vahetasid vist generaatori rihma, nad vahetasid 5 päeva seda, aga vahetatud said YouTube'i video järgi, et kõik on võimalik õppida, on lihtne, ei pea kusagile kooli minema. Aga seda, et teil on siin valikuid, näitab mulle see karikate 7, see on valikute paljususe kaart. Et ilmselt ikkagi tulevad uudised, tulevad valikud ja ka kõik need valikud, mis teile pakutakse või mis laual on, ei pruugi olla teostatavad. See võib ka nii olla, et kutsutakse teid õpetama kedagi ja te mõtlete, et ongi tore, aga siis tuleb välja, et teil on kuskil seal mingisugune kas dokument puudu või teadmiseid pole või mis iganes valikud on. Saate ise ka aru, et kõik ei ole teostatav, aga midagi kindlasti nendest paljudest valikutest on täiesti teostatav. Tuleb lihtsalt ise olla piisavalt tark ja teha õiged valikud. Ja viimase kaardina on siin õigluse kaart. Kui teil nüüd olid mingid asjad lahtised, mingid projektid lõpetamata, mingid allkirjad kusagil panemata, võib-olla olid mingid juriidilised küsimused teil lahtised, polnud ära lahenenud veel, siis nüüd peaks küll siin jaani nädalal või lähitulevikus asjad ära lahenema. Sellepärast, et see õiglus on teie poolel. See õiglus on selline mustvalge. Seda ei saa keegi ümber väänata, kinni maksta ega enda kasuks pöörata.
Et mulle sellised õiglused meeldivad, et meil on ju väga palju seda, et on parem advokaat ja leiab kusagil mingi knifi ja lõpuks on see, et jääb pika ninaga see, kes oleks soovinud võib-olla või tegelikult ütleme nii, et oleks saanud selle õiguse, kui poleks tal olnud sellist kavalat advokaati või vastaspoolel kavalat advokaati. Et seda õigust ei saa petta ja seal ükski kaval advokaat ka ei räägi seda musta valgeks. Et kui teil on mingid asjad, siis lähitulevik toob lahenduse, aga muidu imelised kaardid saatusele on üllatusvaruks. Tulevad uudised, mis nagu koos selle rahakaardiga ehk müntide 10 on veel keisrinna, kes nagu tõesti hoolitseb kõige eest, et meil oleks kõigil olemas. Ma ei tea, kõik, mis me eluks vajame. Toit laual ja riie seljas. Et vot sellised kaardid tulid teile, armsad kaksikud, selleks nädalaks. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsid, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida. Kindlasti võite te kanali tellida, et te oleksite kursis kõigega, mis minu kanalil toimub. Ka minul on uued ideed, mida teieni tuua, lisaks tarokaartidele ja kuu loomise ja täiskuu energiate vaatamisele. Aitäh teile, armsad kaksikud, et te olete minuga olnud siiani. Ja kohtume järgmisel nädalal.